Seoses pandeemia levikuga kogu maailmas on, ma arvan, et sellel aastal ettevõtete üheks oluliseks märksõnaks saanud e-kaubandus. Et kuidas uues olukorras jõuda kliendini, millised vahendeid selleks kasutama peab, et millised tehnoloogiad on olemas. Kõikide nende küsimustega me siis täna digitaliseerimise kiirkursusel just tegelemegi. Ja selleks on mul siis tänase investluskaaslaseks Anders Saabel NetGroupist, kes on siis e-äri valdkonna juht. Et kõige esimesena ma võib-olla, Anders, küsikski sinu käest, et teeme esimese asjana selgeks selle, et mis asi see e-kaubandus on, mida sellel mõeldakse? Laias laastus on e-kaubandus tegelikult kas siis kaupade või teenuste või siis nende kombinatsiooni müümine, kasutades internetti või veebivõimalusi, on see siis läbi enda e-poe, läbi mõne rahvusvahelise platvormi nagu Amazon või AliExpress ja selle tegemine nii, et kliente hangitakse digitaalses kanalis, klientidele suudetakse siis müüa digitaalses kanalis ja muidugi see viimane lõik toimub ikkagi füüsilises maailmas, ehk siis nende kaupade või teenuste kliendini viimine. Et väga laias laastus võib öelda jah, et e-kaubandus on siis igas formaadis sihuke toodete, teenuste või mõlema kombinatsiooni pakkumine digimoel või digikujul. Võib-olla selgitus huvides, et see koduleht versus e-pood, et mõlemad e-kaubanduse osad, nagu ma aru saan, aga et mis on nende peamine erinevus või millal mida nagu kasutada? See, millist konkreetselt kasutada, kas kodulehte või e-poodi, sõltub tegelikult kõige rohkem sellest, millega su ettevõte tegeleb ja mida ta siis selles e-kanalis müüa tahab või mida ta saavutada tahab. Et ma olen toonud siia täna kaasa ka 2 näidet. Esimene nendest on üks konsultatsiooniettevõte, kelle puhul on väga selge see, et seda teenust ei saa krediitkaardiga ostukorvi lisada ja osta. Tegemist on väga personaalse teenusega, eeldab kohtumisi, eeldab suhtlemist ja sellise ettevõtte jaoks on tähtis, et need kliendid saaksid nendega ühendust, saaksid lugeda selle kohta, kellele nad nõu on varem andnud, mida need ettevõtted arvavad sellest nõust, kui hästi see läinud on, mida see nende jaoks paremaks on teinud ja on lihtne viis lihtsalt ühendust võtta. Ja see on sellise ettevõtte jaoks täiesti toimiv ja väga adekvaatne vorm e-kaubandusest. Teine näide on üks tööriistade ehitusmaterjalide müügiga tegelev ettevõte, kellel sellisest eelmise näitelaadsest kodulehest väga palju kasu ei oleks, sellepärast et nende eesmärk lõpuks on see üksik toode tarbijale müüa, et ta lisaks selle ostukorvi, valiks sinna juurde tarneviisi ja maksaks selle eest siis kas pangalingi, krediitkaardi või mingi muu meetodiga. Et see ongi võib-olla sihuke põhiline eristuja, et tuleb tunnetada ära, mis on selle toote või teenuse või sinu ettevõtte sisu ja sellest lähtuvalt, kas sa peaksid rohkem tegelema sihukese promomisega, mille jaoks koduleht on väga hea, või siis on sul tegelikult pakkuda turule midagi, mida peab olema võimalik ostukorvi lisada, osta ja tükipõhiselt siis nii-öelda klientideni saata. See on võib-olla sihuke kõige parem võrdlus nende kahe vahel. Nad ei ole üksteist välistavad, nad võivad olla ka tihti kokku kombineeritud, aga see, kuhu sa fookuse paned, tuleb välja mõelda lähtuvalt sellest, et mida su ettevõte teeb, mida sa müüd. Aitäh, ma arvan, see väga selgelt teeb nagu selle erinevuse pildi selgeks. Aga kui me nüüd näiteks räägime just e-poest ja et millest nagu e-poe loomist alustada, et võib-olla kodulehega ehk see maailm on natukene selgem inimestel või siis see on levinum, ütleme siis nii, aga et nüüd e-pood. Ma ütleks, et enne kui hakata siukses väga suures virvaris ringi otsima, tasuks alustada sellistest sellele küsimusele vastamisest, mida ma just nende kahe kodulehe versus e-pood näitel rõhutasin, ehk siis tegelikult luua arusaamine, mida ja kellele sa müüd. Mis on need asjad või see asi, on see toode, on see teenus, on see kombinatsioon toodetest ja teenustest. Ja veel tähtsam on aru saada, et kes on see, kes seda ostab. Sest sealt lähtuvalt jõuame järgmise küsimuseni, mille kohta tasub uurida, tasub oma nende klientide või potentsiaalsete klientidega suhelda, hankida infot, on see, et kuidas need kliendid täna on harjunud ostma, kuidas nad üldse on suutelised ostma, kas nad on seda laadi inimesed, kes pidevalt kasutavad Spotify'd, Netflixi, YouTube'i, Facebooki või on nad
pigem nagu konservatiivsed arvutikasutajad ja on harjunud oma töös ka kasutama Exceleid ja PowerPointe, et see tegelikult määrab seda, et millisena sa üldse peaksid oma selle e-poe üles ehitama, millele tähelepanu juhtima, kuidas see peaks olema disainitud, et need sinu kliendid oskaksid seda kõige paremini kasutada. Sealt kolmanda küsimusena on tegelikult välja selgitada, et kui sa tead, kellele ja mida sa müüd, sa tead, millised need inimesed on arvutikasutajatena, internetikasutajatena, mis võiks neid kõnetada, siis tasub hakata kirjeldama tegelikult seda, et millised võimalused või funktsionaalsused peaksid siis sinu e-poes olema. Kas seal peaks olema väga selline ilusad visuaalid või siis seal peaks olema hästi lihtne nii-öelda toote detailinfo, tehniline info, see oleneb jällegi sellest, et mida sa müüd. Kui sa müüd midagi väga tehnilist, siis need kliendid tõenäoliselt otsivad sealt mingit spetsifikatsiooni, mingeid numbreid, fakte. Kui sa müüd rohkem näiteks emotsionaalsemat kaupa, nagu näiteks lasterõivad, siis on väga tähtis näidata ilusaid pilte, visuaali, mingit lugu. Ja see tegelikult muudab väga seda, milline see e-pood sul välja tuleb või hiljem välja näeb ja kuidas ta töötab. Neljas tähtis tegelikult küsimus, mille võib-olla nagu tihtipeale kuidagi unustatakse ära või ta tuleb hiljem alles välja, aga tasub tegelikult alguses mõelda, on see, et millised on need taustaprotsessid, taustategevused, mida sul on vaja, et see, mida klient omale ostukorvi paneb, mille eest ta maksab, ka temani jõuaks efektiivselt, jõuaks ilma liigse käsitöö või e-mailide saatmise või kõnede tegemisega. Ja teine pool, et sa saaksid olla kindel, et sa saad seda äriga nagu kasvatada, et sa ei ole ennast lukku kirjutanud näiteks mingite inimeste arvuga kohe, et ütledki, et iga kord, kui ma tahan nagu veel rohkem müüa, pean ma võtma täpselt sama palju inimesi juurde, sest muidu ma seda nii-öelda müügimahtu välja ei kanna. Ja tegelikult viimase viiendana, mida mina oma praktikas näen, jõuame sinna, et milline tegelikult on see tööriist. See platvorm või see e-pood, et milline see tehnoloogia seal taga on. Ja tegelikult kui seda tehnoloogia valiku juurde liiga vara minna, siis me tegelikult sa satud ettevõttena lõksu. Sa näed neid võimalusi, mida seal pakutakse ja sa tegelikult tihtipeale unustad ära, et kõik need eelnevad küsimused, mis määravad, et kas sa tegelikult ka oled edukas, kas sa tunned seda klienti, kas sa teed õiget asja, müüd talle seda õiget moodi, vaid sa oled kinni selles, et ahah, on tuled, on viled, mulle see lahendus nagu meeldib ja siis sa hakkad sinna sisse enda äri kohandama, mis tegelikult ei ole nagu kõige parem viis. See kipub olema väga tihti just see tegelikult, et keeratakse tagurpidi. Absoluutselt, sellepärast, et kõik erinevad võimalused e-poodide loomiseks oskavad ennast väga hästi turundada. Nad oskavad näidata ärijuhile või otsustajale just neid selliseid hästi säravaid kasusid, ja tihtipeale see ongi niimoodi, et see idee, et sul on seda asja vaja, müüakse ära, ilma et tegelikult teadlikult see klient oleks need küsimused läbi käinud, mis määravad, et kas see tegelikult on tema jaoks see õige tehnoloogia, platvorm või valik või siis pigem mitte, ta peaks midagi muud vaatama. Aga ma olen nõus, see selline tahtmine näha mingis säravas tootes seda asja, mis on täpselt mulle sobib, see juhtub tihti, jah. Seda on näha. No aga ma nüüd riskin ikkagi nagu tulla selle tehnoloogia küsimuse juurde ka nagu, et lootes ikkagi selle peale, et meie kuulajad ei võta kohe esimesena tehnoloogiat poolt kasutusele, et millised need võimalused on üldse täna? Et kui nüüd hakkab inimene otsima oma neid variante, võimalusi ja eeldatavalt, et on nendele esimestele küsimustele vastanud, et siis mis variandid on? Tegelikult võib öelda, et laias laastus neid üksikuid variante on väga-väga palju. Kui me räägime sellisest maastikust, siis ma praegu panen siia taustale vaid käputäie nendest võimalustest või näidetest, mis on näiteks Eesti või meie regiooni kontekstis tuntumad võib-olla nimed või platvormid, mida kasutatakse. Et kindlasti on võimalus kasutada selliseid lahendusi, nagu näiteks on Shopify, mis annab sulle kuutasu põhiselt võimalus oma e-pood püsti panna, teha seda ilma väga suure nii-öelda abita võib-olla mõnelt tehnoloogiapartnerilt ja seal nii-öelda asju disainida, kujundada. Seal kindlasti tuleb arvestada, et sellise näiteks
teenuse puhul on ka teatavad piirangud, see toode tuleb oma funktsionaalsusega ja sellisena on ta mõeldud. Et kui sa näiteks otsid niisugust rohkem avatust või võimalust just seda e-poodi ka hiljem arendada edasi, luua sinna mingeid selliseid konkurentidest eristuvaid funktsionaalsusi või asju, mis kliente hästi kõnetavad või niisugune väga nii-öelda personaliseeritud lähenemist teha, siis sul on valikud nagu näiteks Nopcommerce on platvormina, et mis annab sulle küll sellise tavalise e-poe funktsionaalsuse, aga see on üles ehitatud sellisena, et iga niisugune tehnoloogia, kompetentne partner, kelle sa valid, on võimeline seda edasi arendama, on võimeline seda muutma, kohandama. Et neid võimalusi tegelikult on väga palju, on alates sellest, et sa ostadki nii-öelda teenusena toote, mis on kuutasupõhine, seadistad seal oma disainid ja paned selle poe tööle, kuni selleni, et kui sinu ärimudel või see müügiprotsess on ikkagi natukene nagu standardist välja minev, siis tasub mõelda selle peale, et kas võtta mõni platvorm, mis on edasiarendatav ja muudetav, või ka väga nii-öelda kolmas näide on tegelikult võimalus mõne tehnoloogiapartneriga alustada nii-öelda e-poe loomist nullist. Et olenevalt valdkonnast, minu kogemuses olen ma kõiki näinud, olen andnud soovitusi ettevõtetele alustadagi Shopify'ga. Nad tulevad oma esimese 10 tootega, tahavad turule tulla, nad tahavad hakata müüma. Ma ütlen, et selleks valigi optimaalne lahendus. Teil on täna olemas disainer või disainipartner, ta teeb ilusad pildid, toote info panete ülesse, saate müüma hakata. Ühel hetkel te tõenäoliselt jõuate sinnamaale, et te tahate midagi rohkemat sellest e-poest või tahate klientidele midagi pakkuda, siis teil on võimalus nii-öelda teha üleminek mingile teisele nii-öelda platvormile, valida uus partner. Ja kui teil on väga spetsiifiline valdkond, kus klient ei osta nii nagu tavalises e-poes, aga te ikkagi tahate talle online'is või digikanalis müüa, siis tasub kaaluda ka seda, et see asi tulekski nii-öelda sinu ettevõttest lähtuvalt nullist luua. Püüdes nüüd paar sammu ette mõelda, et siis kuidas kindlustada üldse seda, et ütleme, et see valitud lahendus tuleks ettevõtte kasvuga kaasa? On seda võimalik? Jah, seda garanteerida kindlasti on keeruline, sellepärast et nii nagu kogu muu ärimaailm, siis eriti täna e-kaubandus, see, mida su konkurendid teevad, muutub, ma isegi ütleks, et mitte päevadega, vaid tundide või minutitega, et see, kuidas on kasvanud e-kaubanduse maht, on toonud kaasa ka selle, et konkurendid on muutunud nii-öelda väga vilkaks. Nad suudavad välja mõelda, leiutada, uusi lahendusi välja mõelda, aga kuidas võib-olla tasuks e-kaubandusest mõelda, on sellise, mina oma tiimiga ja me NetGroupis näiteks oleme loonud sellise kolmeosalise mudeli, mis siis loob ühe eduka e-äri või millistele asjadele tuleks panustada selleks, et olla kindel, et see e-äri või e-kaubandus, mida sa täna lood, töötaks täna hästi, aga töötaks ka tulevikus hästi. Ja selleks see 3 osa ongi tegelikult, millest me juba rääkisime, see e-pood või müügikanal, mis peab olema haarav, peab kliente kaasa võtma, peab olema silmapaistev, ilusti läbimõeldud ja disainitud. Teine pool sellest on just need kõik protsessid ja töö, mis käib nii-öelda kulisside taga sinu kontoris, kuidas sa kaupasid ostad, kuidas sa neid ladustad, kuidas sa neid välja saadad, kogu see pool, et kui hästi sa nagu suudad seda automatiseerida ja esmajärjekorras optimeerida, et sa teeksid õigeid asju ja siis võimalikult automaatselt, et see on tegelikult see, mis tagab sulle hiljem kasumlikkuse. Ja viimane on siis teadmise tekitamine, et kuidas mu äril läheb. See on tegelikult, tasub mõelda juba võimalikult varakult selle peale, et kuidas ma analüüsin seda, mida ma oma klientide või nende ostmise kohta täna tean või mida ma tean oma toodete hindade kohta, tarnijate kohta. Et selleks ei pea võtma alguses väga mahukaid platvorme kasutusele. Lihtne Excel aitab sind selles, et aru saada, et milline näiteks on olnud sinu keskmine ostukorvi väärtus. Sa võid võtta kasutusele Google Analyticsi, mis näitab, et mida inimesed sinu selles loodud e-poes teevad, kus nad käivad, kui tihti nad ostavad, kui palju nad ostavad. Ja kui sa seda infot nagu süstemaatiliselt analüüsid, siis sa saad ka aru,
kuhu su see e-pood või e-kaubandus teel on, et sa ei toimeta nii-öelda pimesi. Ja kui sa nende 3 teemaga tegelikult teadlikult tegutsed, kõik ei vaja nii-öelda alati 110% nii-öelda panust, aga kui sa kõiki neid silmas pead oma nagu e-poe arendamisel või üldse äri arendamisel, siis on sul võimalik mitte sattuda sellisesse lõksu, kus sa lõpuks näed, et näiteks mul on ka väga ilus e-pood, on ju, aga ta kasumit kuidagi nagu väga ei taha teenida. Et ma oskan sinna inimesi tuua, oskan seda turundada, aga kuna mul taustal suurema müügimahu teenindamiseks kulud tõusevad iga kord hüppeliselt ka kaasa, et siis ma nagu ei näe seda kasvavat kasumit seal sees. Või siis teine variant, et sa ei ole jälginud või süstemaatiliselt analüüsinud, mida need kliendid teevad, kuidas nad ostavad, mida nad ostavad ja ühel hetkel oled nagu kimbatuses, et järsku müügid kukuvad. Aga noh, sa nagu ei tabanud seda trendi või seda momenti õigel hetkel ära, et oleks saanud midagi muuta. Et noh, see ongi võib-olla kokkuvõte, et kui 3 sellisest osast mõelda e-äris, siis sa saad vähemalt enam-vähem kindel olla, et puusse ei pane. Aga me tegelikult jõudsime selleni, et ütleme, et siis e-kaubandus ikkagi on ettevõtte jaoks investeering. Ja et kuidas sellest investeeringust mõelda või kuidas seda investeeringut mitte karta? Jah, see on alati selline hea küsimus omanikele ja tegevjuhtkonnale, et kindlasti on neid, kes näevad seda vajalikumana, näevad seda vähem vajalikumana, aga võib-olla ma siin tooks pigem nagu enda klientide kogemustest nagu näiteid, et kuidas võib-olla ei maksaks mõelda e-kaubanduse investeeringust ja kuidas nagu tasuks mõelda e-kaubanduse investeeringust. Et esimene näide, mida ma oma praktikas olen ka näinud, on see, et kus me investeerime tsüklite kaupa. Tundub, et ehitame e-poe, siis laseme sellel aasta aega ja selle valmis saanud e-poel lihtsalt joosta ja noh, siis investeerime uuesti. Mis sellega juhtub, on see, et nagu näha, siis see punane kasumikõver kipub käituma täpselt nii, nagu sinu investeeringute tulbad on ju, et siis kui investeerid, tõstad korra oma kasumi ülesse, aga kui sa investeeringud ära lõpetad, siis tegelikult ta langeb kuni järgmise rahasüstini. Et see on paratamatu, sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, su konkurendid teevad kogu aeg midagi, mis tähendab seda, et tegelikkuses tuleb seda nagu vaadata mitte selliste üksikute isoleeritud rahasüstidena, vaid tegelikult pideva investeeringu, nagu sa tahad e-kaubanduses nagu hästi hakkama saada. Teine näide, mida tihtipeale ma näen, on see, et kui neid samu enne viidatud küsimusi ja seda mõttetööd on võib-olla natuke pinnapealselt tehtud, siis oht on minna sinna, et su investeering küll jah, algne investeering on suurem, ta nagu väheneb, aga see sisu ehk siis nagu kasum, mida sa sealt loodad, ei tule järgi. Jällegi halb, et noh, kogu aeg tundub, et raha kulub natuke rohkem, kui raha alles jääb, on ju, kasumi näol. Ja viimane on võib-olla see, noh, selline näide, et kuidas ka ei tasuks seda investeeringut juhtida, on see, et sa teed algse investeeringu ja siis nii-öelda tasandad selle ära, aga tasandad ära niimoodi, et sa muudad investeeringu käitamiskuludeks raamatupidamises, on ju. Ja see tähendab, et su e-pood ikkagi seisab paigal. Põhimõtteliselt, noh, sa ütled, et jaa, ma hoian seda üleval, panen sinna nii palju, et ta üleval oleks, võib-olla seal muudan bännereid ja kõike muud, aga rohkem midagi suuremat ei tee või välja ei mõtle. Ja siis kipub see pilt välja nägema selline, et nii nagu investeering muutub tasaseks, ta on küll väiksem kui saadav kasum, aga see kasum ka rohkem ei kasva, ta jõuab kuskile laeni või piirini ja sinna ta jääb. Ja nüüd, kuidas nagu oma tegevust ja seda investeeringut juhtida või noh, juhtida võiks, oleks tegelikult midagi sellist. Et sisuliselt arvestama peab, et sisenemine e-kaubandusse on igal juhul alguses suurem investeering. Nüüd, kui me selle sama mudelile viidates neid 3 teemat kogu aeg silmas peame, ehk siis müügikanali arendus, samas meie enda protsessid ja ka see, et kuidas me kogu aeg andmeid kogume ja analüüsime, siis meil on võimalik see investeering saada selliseks, et põhimõtteliselt me saame investeeringute nii-öelda hulka esialgsest investeeringust madalamaks, siis ta jääb mingile tasemele, kui me nüüd seda investeeringut targalt suuname, siis tegelikult me saame selle kasvu ja kasumi sealt kenasti kätte. Et noh, see on tegelikult peaks olema ettevõtte ideaalpilt, et ühelt poolt investeerida tuleb, see on fakt,
investeerida tuleks jätkupidevalt, mitte siis nii-öelda nagu eelmises näites toodud selliste üksikute rahasüstidena, sest oht on see, et kuna konkurendid panevad investeeringud kogu aeg enda kasuks tööle, kogu aeg muudavad midagi, kogu aeg kohanduvad turuga, klientidega, soovidega, siis kui sa sellega kaasa ei tule, pidevalt sinna nii-öelda mingil kujul investeeringut ei hoia, siis sa hakkad turul kaotama oma turuosa. Et kui sa seda teed, et annad sinna pidevalt kaalutletud investeeringuid juurde mingis kontrollitud mahus, siis sa näed tegelikult seda, et see kasumit on ikkagi võimalik nii-öelda eksponentsiaalselt kasvatada. Et ma saan aru siis, et e-kaubandusse tegelikult sisenemine peaks olema ettevõtte selline, ütleme siis strateegiline otsus ja täpselt see, et siis sellest saab selle sinu ettevõtte püsi ja päris osa. Jah, see on sul väga õige ja selles mõttes asjakohane mõte, et tihtipeale on võib-olla juba toimivates varem eksisteerinud ettevõtetes ja e-kaubandust vaadatakse kui osana turundusest näiteks. Aga selle oht on see, et kui sa ei näe seda kui nagu ettevõtte pärisosa või reaalset nii-öelda käibe ja kasumi tekkimise allikat, samaväärsena nagu näiteks sul võivad olla, ma ei tea, mõnel jaepoeketil on tavalised poed, on ju. Et kui sa ei vaata nüüd e-poodi samaväärsena nagu su tavaline kividest laotud pood, siis see oht lihtsalt on see, et ta jääb sul vaeslapse rolli ja seda pilti sa sellega ei saavuta, sest sa hakkad kontrollima oma investeeringuid selliselt, et aga ta ei ole ju samaväärne. Et tegelikult tuleb ikkagi võtta seda, et kui sa teed otsuse, et sinu tooteid või teenused on võimalik digitaalselt müüa, siis tuleb seda tõsiselt võtta, tuleb sinna panustada täpselt samamoodi, nagu sa oled võib-olla varem panustanud oma tootmisse, oma turundusse, oma füüsilise poeketi arendusse. Et tegelikult ta vajab samasugust nagu hoolt ja võib-olla lihtsalt võit, mis sa sealt saad, on see, et kui ühe füüsilise esindusega suudad sa teatud ringkonda oma potentsiaalseid kliente katta, siis e-poega saavutad sa ligipääsu nagu kordades ja kordades rohkematele inimestele, põhimõtteliselt isegi võiks öelda tihtipeale väiksema rahakuluga, kui on ühe füüsilise esinduse või poe avamine. Et see on võib-olla see võlu, mis seal taga tõid. Aitäh sulle, Andres, selle väga huvitav vestluses. Et ma loodan, et te kõik saite siit mõtteid, kuidas endale nii-öelda uusi kliente haarata või olemasolevate klientideni jõuda e-kaubanduse kaudu ja kuidas seda ikkagi vaadelda investeeringuna oma ettevõtte jaoks.